Namaste. Nii palju on praegu toimumas, aga see kõik toimub sellises rahus. Tuhanded, sajad inimesed mediteerivad ja tekitavad sellise rahu. Ja sellises rahus toimub hästi kiire üleminek. Ehk siis nagu niimoodi need meedia ja uudised, need kõik vahelduvad, et see, mis oli nagu peavool, see 3 sekundi pärast enam ei olnud peavool, et need kõik uuendused kõik nagu toimuvad hästi kiiresti, aga sellises rahus, et sa ei pane seda tähelegi, kui sa ei ole teadlik. Ja inimeste auraväljadel on ka võime omavahel ühenduda, ehk siis me lendame astraalselt ringi ja kogume infot teise inimese aurast. Seda ma teraapiate käigus märkasin, et inimesed käivad üksteisel nagu külas astraalis ja koguvad infot üksteise auradest ja me oleme omavahel kõik seotud, et vahepeal keegi ütleb midagi kuskil sotsiaalmeedias ja sa mõtled, kust ta teadis seda öelda, aga ta sai selle info sinu aurast või kellegi teise aurast, on ju, kes sai selle sinu aurast ja sina said selle omakorda kellegi teise aura väljast. Et kõik see infovahetus ja jagamine, see nagu käib ja igaüks vastavalt oma siis hinge arenguteele on seal, kus ta parasjagu on, et siin tagasiminekut ei ole, kõik läheb hästi ruttu ja me ei tea, mis varsti juhtub, varsti me läheme üldse kuhugi järgmisse maailma vist. Aga see on meie eest peidetud, see. Aga üldiselt no palju on sellist tumedust ja pimedust praegu ja seda me nüüd nagu lahendame nii ruttu, kui me vähegi saame. Et seal on negatiivsed agendad, seal on hirmud, seal on soov kogeda midagi madalat, seal on nagu sellised hirmud, kartused siis igasugu asjade eest ja siis, aga need muutuvad, et mul siin üks olend käib külas vahepeal, tema nagu vahepeal ei tahtnud järgmist dimensiooni, nüüd ta tahab, aga nüüd ta tahab ka samas oma vana maailma kogeda ja tema nagu need soovid ja tahtmised nagu muutuvad. Ja varem ta oli väga kinni selles, et tema ei soovi mingit uut maailma kogeda, et temal on kõik paigas. Aga nüüd tema jälle soovib natuke kogeda uut maailma, on ju. Et see nagu muutub. Et vahepeal ta võitles selle vastu, et ei tuleks mitte midagi uut, on ju. Jah, et see on nagu, kui me vaatleme seda nagu šamanistliku tripi perspektiivist, ehk meil on mingi trip, me teeme mingeid aineid, meil on mingi trip käimas, siis meil on vahepeal on tohutu resistants, vastupanu mingite asjade suhtes ja pärast me ikkagi saame nendega tuttavaks ja lubame need enda kogemusse. Näiteks, ma ei soovi seda last enda ellu või midagi ja siis pärast see laps nagu aitab sind tegelikult nagu välja mingist olukorrast, on ju. Et mina olen tohutult tänulik oma lastele, kuigi nad on selles mõttes kiired, aktiivsed, on ju, ja väga targad, siiski nad nagu on meie see liitlased, on ju, et nad aitavad ja et hästi palju on erinevaid asju juhtumas ja vahepeal see nagu kaob ära, on ju. Et siis on ütleme 2-3 tundi on mingi intensiivne telepaatiline kommunikatsioon mingi grupiga või grupiolenditega või üle Facebooki või noh, kuskil. Mina kasutan Facebooki, mina neid Instagrami, no YouTube'i kasutan ka, et mingid nagu kanalid või harjumuspärased ühendused on ja neid kaudu pidi siis ruttu nagu lahendatakse seda traumat, siis ütleme niimoodi. Ja siis see nagu on ja siis pleksti läheb mingi teisel sagedusel kogu värk ja enam ei ole, on ju.
et me oleme kõik nagu nii seotud omavahel, et vahepeal see lülitumine toimub niimoodi, et oi, nii meeldiv oli selle grupi olenditega suhelda, et ma tahaks veel ja veel ja veel seal olla nagu tundide kaupa. Ja siis see pleks nagu kaob ära ja siis sinna ei saa tagasi tükk aega ja siis sa mõtled, et kuidas ma saan tagasi nende olenditega suhtlema. Et nii meeldiv on nendega koos ja siis sa lähed jälle kuhugi halba keskkonda ja proovid seda nagu aidata, onju. Et selline rännak või ühismeditatsioon, ühisrännak, onju. Ja mina nagu olen mingi põhjusel hakanud avama inimeste aurasid, et ülevalt poolt saab tulla neile siis mingi uut infot. Et ma lihtsalt mõjutan neid, see on lihtsalt see, kes ma olen, onju, ma ei saa seda muuta. Ma lihtsalt mõjutan teisi ja nende aura avaneb. Ja neil saab tulla ülevalt poolt info siis. Näiteks Plejadidelt ja niimoodi. Jah.